nüüd me oleme ka laivis ja Facebooki rahvas näeb meid ja koheselt ma pinin õiged inimesed ära, nii et näevad kõik need, kes peavad nägema ja me kõike, keda me tahame näha. Nii, aga rõõm. Terje on siis minuga siin täna vestlemas. Kohe vaatan, kas Tere kõigile. Facebook läheb ka muutustesse minu liigutustest. Ja täna me räägime tegelikult väga-väga olulisest teemast, mis, kuidas ma ütlen, nii, vaatame, kas ta töötab paremini. Teema, mis tegelikult inimesed ei räägi sellest nii palju, aga leinast vist väga üldse ei räägita ka päriselus, on ju. Ehk siis, et rääkimata siis mingist muust sisust leinaga seoses. Nii, aga ma vist isegi paluks Ave ja Jelena teie näod kinni panna, sest muidu olete laivis nagu esinejad meile Facebookis. Nii, väga armas, aitäh. Aga nüüd vist läks kuidagi paremaks see asi. Nii, ma proovin nii, et on jah, et teeme niimoodi. Muidu sealt olete küll väga ilusad mul seal, aga nii, aga Terje tuleb ka kohe siis, ma arvan, siia nagu Facebooki laivi mulle nähtavale ja miks ettevõtlus ja lein on seotud, minu jaoks on nad ammu seotud juba omavahel, sellepärast et nad tegelikult kuidas ma ütlen, et iga kord, kui mul tuleb uus idee, ma pean ju loobuma vanast. Ja kui ma olen nii palju seda vana asja endast nagu ja seda oma mina üles ehitanud, seda ettevõtja mina, siis selleks, et muutuda, kasvada, ma pean loobuma sellest nii-öelda vanast minast. Ma ei saa kogu aeg peale ehitada, ma pean millestki nagu lahti ütlema. Ja see ei tähenda seda, et ma üksi nutan nagu traditsiooniliselt teen kõik leinaprotsessi osad läbi, aga teadlikkus peab olema ruumis selleks, et sa mõistad, miks võib-olla sa seest oled kurvem, et miks sa ei ole nii elevil uue muutuse puhul, et sa oled alguses tuleb see jess, äge, ma saan seda teha ja siis järsku tekib mingi sisemine kurbus, ma olen märganud mingi nagu vaikusruumi ja noh, minu leinaprotsessi osa on siis diivani kaunistuse olemine ehk siis, et ma lülitun paariks päevaks diivani kaunistuseks ümber ja ma vaatan mingeid tobedaid seriaale, kriminaale või armastuse komöödiaid, et lihtsalt, et võtta vastu see uus mina ja lahti ütelda sellest vanast minast. Et minu jaoks on see leinaga väga palju seotud. Et Terje, mis sinu jaoks lein tähendab tegelikult? Jaa, sa huvitavalt rääkisid sellest praegu ja ma hiljuti ise kuulsin just sama nurga alt, keegi teine ütles samamoodi, et nii-öelda see sinu vana mina või noh, mingi osa sinust nii-öelda sureb. Ja ma mõtisklesin siin enne, et mis see, et kuidas näiteks, et kuidas siis defineerida leina või võib-olla ütlen siia algusesse ära, et miks see teema hetkel minu jaoks on olnud viimase poole aasta jooksul hästi aktiivne, et mu ema suri eelmisel sügisel ja nüüd ongi pool aastat möödas. Ja see on olnud täielik ümbersünniprotsess, nagu sa ütlesid, et mingi, aga siin jah, mingi justkui suur osa endisest või noh, nagu mingi hästi suur shift toimus. Ja kui ma mõtisklesin, et mis see lein on või ka siis kohe, kui ema suri, siis see kõige suurem taipamine oli see, et nüüd on uus olukord ja ükskõik, mis ma teen või ei tee, ma ei saa nagu seda kohta enam mitte kuidagi muuta. Ja kui me seda ettevõtluse kontekstis vaatame, siis noh, põhimõtteliselt samamoodi ju, et ongi näiteks, et mingi projekt saab sul tehtud või mingi periood saab läbi ja noh, et ta ongi läbi, et see ei tule nagu mitte kunagi enam tagasi, sellisel kujul vähemalt.
ja, ja siis ongi see ülesanne, et kuidas ma siis saan hakkama selle uuega. Mhm. jah, see on hea paralleel tegelikult, et sellepärast ettevõtluses lein on natukene pehmem, on ju. ehk siis, et meil on jätkuvalt see illusioon, et me saame seda vana tagasi, et meil on see back-up plaan tagataskus, et kui see uus ei tööta, siis ma lähen oma vana mina juurde tagasi. aga tegelikult see on puhas illusioon, et me ei saa nagu minna, noh, ükskõik kuidas me proovime nii-öelda endiseks minaks tagasi. me ei saa taastada neid suhteid, kliendisuhteid, noh, klientidega lahutused ja kõik see lein, mis sinna kaasa tuleb, on täpselt samamoodi teema. et me ei saa neid tagasi sellisel kujul taastada. et see on see üks nagu kõige suurem illusioon, mis ettevõtluses on leina teemal, aga samas ka see pehmendab seda leinaprotsessi, sest sul on nagu illusioon, et sa tead, et see tuleb nagu, on sul võimalik tagasi luua, aga tegelikult reaalselt ei ole võimalik, on ju. et see uus ongi nüüd käes ja see saabki päevapealt järsku läbi, sest kui see Mhm. uus idee tuleb, siis see tuleb lampi ja järsku ja siis ongi vana läinud, sest et nii kui mingi uus impulss tuleb pähe, siis juba vana suri nagu, et kohe olid matused otsa nagu sisuliselt on ju. Ja ma olen ise seda siin oma teekonnal kogenud läbi selle, et ma olen väga mitmes erinevas ruumis töötanud. Mul ei ole Mhm, kunagi olnud oma isiklikke ruume, sest see ei ole justkui olnud üldse teema või ma ei ole nagu tajunud, et ma veel seda soovin. ja, ja mingi noh, kuskil poole aasta kaupa või niimoodi alustasin seal uues ruumis, seal oli noh, kõik oli väga õige, kõik oli selles hetkes väga hea ja siis mingist hetkest, nagu sa ütlesid, et see saigi läbi, nagu võis nagu hetkega saada läbi, et saadki aru, et okei okay,, ma ei saa siin enam teha või siis tuli sealt ruumiomaniku poolt, et need ruumid antakse ära või mis iganes, et ja sellega nii-öelda mingil hetkel seal natuke nagu tajusin, et ei tea, kas ma nagu tegin midagi valesti või noh, et miks nagu need ruumid ära läksid, aga tagantjärgi vaadates või kui ma tagasi vaatan, siis ma saan aru, et kõik oli väga õige ja kõik nagu kulges õiges joones. Aga mhm. ja see ongi täpselt hetkega läbi ja siis on uus olukord. ja need, kes kuulavad, võivad siis Facebookis kommenteerida või siis siia chati, et kas teil tuleb endale pähe praegu selline nagu olukord, kus sa märkasid, et nüüd on uus käes ja vana enam ei saa tagasi, ehk siis toimus surm ja matused koheselt. et noh, lihtsalt, et luua seda märkamist endasse, et me tegelikult noh, see surm ei ole nagu halb asi, vaid see ongi uuenemine, on ju. ehk siis, et midagi uut saab tulla sellepärast, et midagi vana sureb ära ja see on hea asi. Ja sealt toimub kasv, on ju, et noh, sinu paralleel päris leinaga ema protsessis loomulikult on nagu emotsionaalselt keerulisem märgata, et sealt tuleb kasv ja muutus ja areng ja nii edasi. et see terjel, kellel oli ema ja see terje, kellel ema suri ära, need on hoopis teised terjed, on ju. et ja, ja, aga aga ja see on tõesti selline noh, täpselt kasvamise nagu transformatsiooni koht ka ja kui see muutus, et noh, vahel on ju nii, et ma ise saan aru, no näiteks kui me nendest mhm, ruumidest räägime, et ma jah, sain aru, et seal enam ei tööta, et ma otsin uued. aga paaril korral oli ka nii, et see tuli sealt väljaspoolt või noh, teiselt poolt, et minu jaoks kõik väga hästi töötas, aga siis sealtpoolt tuli nii-öelda see, et lõpetame selle ära või ruumid pandi kinni või mis iganes. ja siis võib-olla noh, selles mõttes, et see uus olukord juba tuli, aga sa ei ole jõudnud seda noh, nii-öelda enda jaoks läbi protsessida, et ta oli nagu ootamatu või äkiline, eks, et. ja Jelena tõi ilusa nüansi välja, et tihti, kui inimesed vahetavad töökohti, et see on ka nagu ja noh, eriti karm on minu jaoks need ettevõtjad, kes on 27 aastat töötanud riigisüsteemis ühe ja sama koha peal. et noh, mul on nagu, mul on kohe tekib üks konstellöör silme ette, vaata. ehk siis, kes on 27 aastat töötanud praktiliselt ühes kabinetis riigi nii-öelda avalikus sektoris. ehk siis, et see muutus, et noh, see, ma arvan, leinaprotsess on tõesti võrreldav päriselt ema nagu kaotusega, on ju, et iga see muutus ei pea olema leina tasandil nii sügav, aga Mhm. tuleb aktsepteerida, et see muutus sisaldab ka leinaprotsessi endas.
et eriti see töökoha ja siis, kui inimesed mõtlevad, et ma hakkan nüüd ettevõtjaks, siis tegelikult esimene asi, millega nad peaksid tegelema, ongi see leinaprotsess. Et see töötaja sinus mõnes mõttes nagu suri sellisel kujul. Nüüd sa oled ettevõtja, sünnid uuesti. jaa, absoluutselt ja ma, nagu sa alguses ütlesidki, et leinast üldse vähe räägitakse ja ma arvan, sellises kontekstis, et mingi enda osa suremine või mina kui töötaja suremine, Mhm. et sellises kontekstis ju leinast või noh, et seal on midagi ka kurba, kuigi Mhm. võib-olla mõnes mõttes oli ka nagu ise tehtud otsus ja on Jah, hea meel loomulik. kuhugi uude Mhm. suunda minna, eks. Ja. aga see on lihtsalt nii teistmoodi. et see on Mhm. nagu see koht, mida ma ise hästi tugevalt tajusin, et noh, nüüd on nii ja et nagu mina ei saa seda mitte kuidagi nagu teiseks muuta, ükskõik mis ma teen või ma ei tee. Ja. Ja ma mäletan enda sees muideks kehas täiesti, siiamaani mäletan see, ma tegin selle otsuse ju aastaid tagasi. Ehk siis, et muidu ma mängin päris tihti selle, et mul on tagataskus võimalik minna tööle. Ehk siis, et jah, ma võin ettevõtlusega tegeleda, et kui liiga keeruliseks läheb, siis ma lähen tööle. Ma mäletan siiamaani seda hetke, et nüüd on, Triin, see koht, kus sul ei ole tegelikult võimalik minna tagasi tööle, sest su CV on nii ettevõtlik, et ükski tööandja ei võta sind tööle, sellepärast et sa nagu tundud neile organisatsiooni tasandil liiga ettevõtlik ja oht. et, ähm, et selles suhtes, et ja siis ma nagu mäletan seda hetke ja mul tuleb siiamaani kurbus peale, seepärast et ma sain aru, et ja et see on ka nagu leinaprotsess, mis oli, et mis ma tegin selle otsusega kaasnev nähtus. Sa teed selle otsuse ja siis kikib see kurbus sisse, sest sa saad aru, et midagi on nii drastiliselt muutunud sinus, midagi on täiesti kadunud, mida sa enam tagasi ei saa. et ma mäletan seda otsust, et nii nüüd, Triin, sa ei saa mängida enam seda mängu, et sa lähed tööle tagasi ja proovid pangast anda kodulaenu ja nii edasi, et ma mäletan, et see oli minul nagu tehtud noore naisena pere loomise efektis, et kuidas siis kodu ehitada ja siis see tähendas ka seda, et me ehitame kodu ilma laenuta, sellepärast et mina otsustasin tegelikult ettevõtja endas nagu lõplikult vastu võtta, et ma jätan selle töötaja nagu tagataskukaardi nagu viskan ta ära, noh, sisuliselt. Jah, Avega ütles, et jah, et need koostööd, mis nagu alguses on nii õige, et sa nagu armud sellesse inimesse, sellesse mõttesse. mul on praegu 2 koostööd just katkesid. See mõte alguses, see elevus, see oli nagu nii võimas ja siis lihtsalt tunne kaob ära, vaata. Tunne kaob ära, et see ei tundu enam nagu nii võimas, et sa said nagu midagi läbi mängida ja see oligi vajalik, et järgmist asja näha, aga see koostöö enam ei päde. et see mul äh, tuli selle jutu peale meelde praegu, et kui ma veel olin palgatööl, siis ma sain kogeda ka sellist, et mind päevapealt nii-öelda lasti lahti. ja ma olin vist, ma arvan, ma olin äkki kuu aega seal olnud tööl. mulle just hakkas tunduma, et ma saan pihta, mis ma pean tegema. ja siis esmaspäeval läksin tööle ja siis öeldi, et tore, aga et homme pole vaja enam tulla. ja mul tulid ka seal pisarad üles ja ühest küljest see ilmselt, ma isegi ei tea, kas see oli kurbus, ma arvan, et ühest küljest see oli see ootamatu või noh, see oli tõesti, et kuna mul endal oli niisugune tunne, et okei, ma juba hakkan aru saama. aga mulle tagantjärgi vaadates ma olen ainult tänulik sellele tööandjale, kes selle sammu tegi, sest ilmselt ma ei oleks seal väga kaua nagunii vastu pidanud, see ei olnud üldse minu jaoks õige koht. ja mulle tundub, et teisest küljest võib-olla need pisarad, kas just seal hetkes, aga nagu päeva lõpuks olid juba tegelikult kergenduse pisarad, sest ma sain aru, et noh, et ma nagu nii-öelda, et sellest ei oleks nagunii midagi välja tulnud. et, äh, ja ma ise nagu taipasin ennast mõttelt, et noh, ma praegu tegelen päris palju ka töötutega, ehk siis eriti Covidi ajal oli väga palju selliseid töötuid, kes tegelikult ei olnud valmis alustama midagi uut. ja mina panin tegelikult selle kõige nagu läbipõlemise alla
aga võib-olla hoopis seal oli ka leinaprotsess hoopis seotud, et ta võib-olla noh, ta on aastaid mõelnud, et järjest tuli Covidi ajal tuli selliseid, et nad on aastaid mõelnud ja nüüd siis see olukord nii-öelda tegi neile võimalikuks selle vabanemise töökohast ja nad ei olnud õnnelikud, kuigi nad on aastaid unistanud sellest, et nad julgeks seda käiku teha. aga nad olid täiesti läbi omadega, nad olid nagu kurva kuju rüütlid tegelikult ja noh, seda sära ei olnud, nad vajasidki niisugust nagu 6 kuud pausi, pärast seda tekkis sära sisse, et võib-olla see oligi hoopis leinaprotsess, mis nad tegid läbi, mitte nii väga läbipõlemine kui selline, on ju. ja kuna ma olen ise ka läbitulemise läbi teinud Mhm, 10 aastat tagasi, siis mul on siiamaani meeles, kuidas ma ei mäleta, kes see seda tookord mulle ütles, et läbipõlemine on see, kui sa lähed oma teest nagu hästi kaugele või noh, nagu mhm, iseendast. Ja noh, nagu sa praegu rääkisid, et inimesed, kes tegelikult noh, käivad tööl, aga on juba aastaid tundnud, et tegelikult ei taha seda või tahaks midagi muud, aga seda sammu teha pole saanud või julgenud või ei ole olnud võimalik, mis iganes. mhm, Ehk siis selles mõttes iseendast nagu kaugel ja sellepärast mhm. on see ka nagu väga noh, rohkem energiat nõudev ja nagu hästi kulutav on ju, et kui sa teed midagi, mida sa tegelikult ei taha teha, et Jaa. Aga räägi mulle, sa oled kindlasti nagu enda peal praegu koged värske leinaprotsessi osana, on ju, ja kindlasti ka sa terapeudina oled uurinud ja konstellöörina, mis need leinaprotsessid on. Ehk siis, et aidata siia ruumi tuua seda teadmist, et ja märkamist iseenda suhtes, et mis need leinaprotsessi etapid on nagu sinu jaoks, noh, et kui sa ise seletad ja mõtled läbi. mhm. Ma tean, et selle nii-öelda ametliku leinaprotsessi, et seal on viis seda sammu või faasi nii-öelda. Ma ütleks, et minu jaoks, et lihtsalt iga päev tuli vastu võtta see, et mida ma täna tunnen. Mm. Et ja seal ei olnud justkui selles mõttes mingit võib-olla loogikat või noh, ma ei tea, kas seal üldse, kas nii saab üldse võtta, et kõikide leinaprotsessid nagunii on erinevad, eks. Ehk väga üllatavaid, noh lihtsalt, et no näiteks selline taipamine, et ma ei näe ema enam mitte kunagi. Mhm, Nagu just nagu selles füüsilises mõttes, et noh, et ma saan aru, et ma ju näen teda, pildid on ja mälestused ja kõik. mhm, Aga see, et ma ei näe teda enam füüsiliselt, et teda lihtsalt ei ole, mhm, et eks see oli minu jaoks väga tugev ja samas ka väga üllatav, et mhm, selline asi nagu nii tugevalt minu sees tuli üles. mhm, Ja siis lihtsalt noh, selles mõttes jah, lihtsalt olla selle kohaga, lubada sellel enda sees nagu tunda seal kurbuse mhm, taustal või sellega koos näiteks. Et eriti noh, jah, et lubada endal ükskõik kui jabur või ma ei tea, mõnes mõttes ka võib-olla vale või imelik tundub mingi mõte või tunne, mis sinu sees nagu, aga kui sa seda tunned, siis selles hetkes on see sinu jaoks õige ja lihtsalt sa saad selle lõpuni tunda ja siis mhm. sa saad edasi minna. Okei, see on jah, noh, no kui ma mõtlen ettevõtluses nagu leinaprotsessi peale, siis ma näen ka seda, et see emotsioon tõesti on nagu vaja tunda lõpuni, muidu ta hakkab meie otsustusvõimet nii-öelda hägustama. Mhm. Mina nimetan emotsionaalne sudu. Ehk siis, et tekib nagu mingi kiht ette sulle otsustele, et need otsused ei ole nagu iseendast lähtuvalt, vaid sellest emotsionaalsest, et viivad noh, põhimõtteliselt sa alateadlikult juhid ennast lähemale sellele olukorrale, et sa lõpuks kogeks seda emotsiooni lõpuni. Et need otsused on selleks suhtes, et põhimõtteliselt tegeled sellega, et sa juhid ennast keerulisemasse konfliktsituatsiooni järjest sisse,
kuna sa keeldud seda emotsiooni vabatahtlikult ise lõpuni tundma, sa valid seda mitte teha ja siis iga otsus viib sind põhimõtteliselt konflikti keskmesse, draama kolmnurka sisse, et sul lõpuks ei ole nagu enam valikuvarianti ja see emotsioon tuleb välja pigem vihaga ja pärast kurbuseks läheb üle, onju. ehk siis, et siit surutakse niimoodi, onju. ja noh, ma olen sihuke kontrollifriik, andke andeks, keegi ei suru minult emotsiooni välja, et ma pigem teen selle töö ise ära. ma loon endale selle turvalise ruumi, et seda emotsiooni lõpuni kogeda. see on minu vastutus, on ju. et see on tõesti väga hea mõte, et kui sa oled selle muutuse keskel, siis iga päev küsida enda käest, et mida sa tunned ja ükskõik kui jabur see on, noh, mingid, ma ei tea, alates mingi eelmise töökoha kohvilõhnast või noh, mida iganes, et lihtsalt tunda see lõpuni, see tundub nii imelik, et miks ma nutan, et ma ei saa seda kohvilõhna, eelmise kontori kohvilõhna või mida iganes kogeda, onju. aga lubada sellel tunda nii-öelda lõpuni enda sees nagu kogeda ära, onju. ja just, et olla iseendaga selles suhtes hästi leebe ja lahke ja kannatlik. Mhm. et nagu sa ütlesid, et minuga, noh, et keegi ei suru mind midagi tundma või midagi tegema lõpuni, eks. Et see surumine, mulle tundub, ei vii tegelikult või noh, see on justkui nagu see on vägivald enda no, suhtes. vägivaldne tee, jah, just nimelt. Mhm. Et selles suhtes olla endaga, et kui ma täna jaksan seda kogeda nagu see võib-olla 5 sentimeetrit, eks, Mhm. ja siis mul on nagu nii-öelda tänaseks toss väljas, siis see on okei. Mhm. Et mitte vägivallatseda enda kallal. Mhm. aga küsimus sulle, et kuidas sa tead, et see tunne on lõpuni välja ära kogetud? No, minu jaoks ma ütleks, et kehaliselt, no näiteks, et tuleb sügav välja, selline nagu ohe või hästi sügav Mhm. sissehingamine ja siis ka sügav nagu selline nagu ohe või lõdvestumine. et minu keha töötab selliselt, kuigi ma arvan, et see on paljude jaoks töötab. Mhm. kui sa lõdvestus, seda, jah, sorry. lõdvestus. Ja just, et tekib lõdvestus ja teistpidi justkui tekib nagu kehas ka rahunemine. Et kui Mhm. näiteks sul on mingi ärevus justkui sees ja siis sa kas näiteks väga hea tööriist on, ütle see kõva häälega välja, et mille pärast sa näiteks oled hetkel, tunned ärritust või ärevust või mis iganes. Lihtsalt ütle see kõva häälega välja. Näed, täpselt niimoodi. Ehk siis see on tõde, on ju, siis tuleb kehasse lõdvestumine ja nagu ka rahunemine. Ja ma ise enda puhul kogen ka seda, et kui see on näiteks olnud mingisugune selline mõte, mis justkui ei anna rahu, et siis Mhm. et see kaob ära Mhm. nii-öelda, kui sa nagu saad pihta, et mis see oli, mis sind ajas nii-öelda seda mõtet keerutama või mis see seal taga nagu oli. Kui sa saad sellele pihta, jälle tekib rahunemine ja siis ta nagu lahustub, ma ütleks, et see, Mhm. et ta ei, et siis sa hakkad nägema järgmist sammu või sulle tuleb mingi uus idee või muidu justkui see mingi koht nagu ketrab, kuniks sa saad pihta ja siis sa saad minna edasi. Mhm. aga noh, leinaprotsessis on alati see järgmine küsimus, et kuidas nüüd edasi või et mis on see järgmine samm ja kuna see järgmine samm teha, on ju. siis, et okei, ma võtan need emotsioonid vastu, ei vägivallatse enda kallal, on ju, annan nendele aega ja ruumi ja siis tekib nii palju aega ja ruumi, rahunemist, tühjust, vaikust sinu sisse, on ju. ja siis tihti me inimestena, noh, naistena eriti on siis meil järgmine toimetulekumehhanism on mehkeldamine. Mehkeldamine ehk siis, et me hakkame otsima endale tegevust lihtsalt tegevuse pärast, et mitte lubada sellel tühjusel tegelikult veel olla päriselt kohal seni, kuni tühjusest kerkib sees järgmine samm, on ju. ma vastasin ise küsimusele ära, pekki, aga noh. Ja ma võib-olla ütlen siia seda, et see koht, et tõesti
istuda ja osad, noh, kas siis Mm. istuda või ma ei tea, tõesti minna randa või mere äärde, kuhu iganes, eks, mis sinu jaoks, aga see, et sul ei ole näiteks, et sul 3 tundi, et mul ei ole mitte midagi, mida ma pean tegema, Mhm. siis see võib olla päris keeruline päris paljudele, sest noh, ma mõtlen kasvõi, mul tuli praegu paralleel, noh, kust me õpime, eks lapsepõlvest, et kui palju on meil neid inimesi, kellele lapsepõlves, noh, et sa saidki teha seda, mis sa tahtsid, on ju, Mhm. selles tempos, mis sa tahtsid. Et seda oli ilmselt väga vähe, ikka oli, ma ei tea, lasteaias, nüüd on söögiaeg, nüüd on õueaeg, nüüd on, et kogu aeg Mhm. tuli kuskil see järgmine sisse. Mhm. Et Väljast tuli impulss, just, mida et sa me ei järgisid. oska seda Mhm. vaikuses olla rahulikult ja siis, et sealt üldse, et jõuda sellesse nii sügavasse sinna tühjuse kohta, et see uus nagu saaks sealt tulla. Et see, ma endal saan küll aru, et see on olnud selge õppimise koht. Ma isegi ei teadnud, et see et nagu mingit sellist kohta üldse otsida enda sees või et sealt võiks nagu need uued asjad tulla. Ja noh, kui me räägime teadlikust ettevõtlusest, siis ja noh, Ave ütlebki, et tegelikult seal kõik need, et kui inspireerivad ja õiged ideed saavadki alguse. Nad ei tule väljast, et pakkumisena ta tuleb kõigepealt seest, tuleb selge uitmõte, et siis väli peegeldab sulle, et jah, aga enne on sinu sees mingi küpsemine toimunud. Ehk Mhm. siis, et sa oled küpsenud sellesse vaikusesse ja tühjusesse ja sa istud seal senikaua, kuni su sees tekib sisemine impulss midagi teha ja luua. Ja see ei pea olema niimoodi, et täpne tegevusplaan koos strateegiaplaaniga, vaid see ongi see, et okei, nüüd ma olen valmis looma, see võib ka olla selliselt, et nüüd ma olen valmis looma ja siis hakkab jälle nii-öelda, ma nimetan seda ühisväljaks on ju, ehk siis teised hakkavad sinuga seda mängu duetti tantsima uuesti. ehk siis, et ühisväli hakkab tantsima sinuga ja ta toob tegelikult impulsid kätte, sest sa oled valmis uuesti looma midagi uut. Et Ja, ja ma võib-olla lisan siia veel seda, et kui me ei ole harjunud üldse seda tegema või oleme mhm, elanud siiamaani, et kogu aeg väljast on tulnud see impulss midagi muuta või teha. Ja siis, et mul endal läks päris tükk aega, et saada aru, et kuidas mina funktsioneerin. Et ilmselt noh, et nagu tahan öeldagi, et hästi oluline on aru saada sellest, et kuidas sina funktsioneerid, igaüks mhm, meist eraldi. Et mina näiteks enda puhul saan aru, et need uued asjad tulevad justkui, mul tulevad justkui mingid pusletükid või noh, mul ei tule nagu see üks terve korraga. mhm, Et see tuleb mingi natukene ja siis kuskilt näiteks ongi ühisväli peegeldab midagi, siis kuskilt tuleb mingi teine jupikene ja, ja mul on vaja enda sees seda küpsemise aega, et niimoodi, ahah, need tükid ta-ta-ta ja siis see pilt kuidagi läheb kokku või saab nagu see üks asi valmis. Et minu jaoks see on olnud ka päris tükk aega õppimist, et ma sain aru, et see käib nii, et mitte see ei ole nii, et noh, et mul on nüüd poolik idee või noh, et miks ma ei oska, eks. mhm, See on jälle see endaga see kannatlik olemise koht, mulle tundub või. mhm. Ja mina olen nagu tegelikult, kuna ma olen sihuke äh, päris hea ringitõmbleja, vaata. ehk siis, et ma muideks viimase aasta olen õppinud seda rohkem võtma vastu, et kaos mu ümber korrastub, mitte mina ei hakka seda korrastama. Et see on ülioluline, et usaldadagi, et kaos mu ümber korrastub minu jaoks, mitte mina ei pea seda korrastama, minema ja kontrollima. Sest Mhm. vanasti oligi nii, et kui ma sain nagu selle noh, et ma võtsin selle vaikuse ruumi ja hetke, sest mingi emotsioon ja mingi kurbus oli. noh, lampi näiteks, et üks raamatupidamise klient läheb ära, kelle ma olen nii palju panustanud ja mul oli mingi vahe päris muster see juba, et sellised keerulised kliendid, kellesse ma olin nii palju andnud, sest ma tahtsin, et need asjad saaksid neil korda ja ma tahtsin neid toetada, sest nendel oli väga keeruline finantsiliselt nagu kuidagi asju järje peale saada, seal oli nii palju jamasid sees
ma panustasin rohkem kui teistesse klientidesse, onju. ja siis ta ütleb, et ta ei ole ikka rahul mu teenusega, et ta vahetab raamatupidajat, onju. ja see nagu viha, kurbuse segu seal vahel oli päris karm, et ma lõin tegelikult läbi sellise ülerahmeldamise, ülepanustamise väga lähedase suhte selle kliendiga. Ma andsin temasse nii palju, noh, see päästja vari läks niimoodi nagu just. sisse, onju. Mhm. ja, ja ma nägin teda kui ohvrit ehk siis väikest last, keda on vaja imelikult ikkagi toetada ja aidata. see suhe oli, ei olnud üldse elutervelt Just. lähedane, ta oli Mhm. sõltuvussuhtelt lähedane, onju. Mhm. ja kui see järsku ära kadus suhteliselt niimoodi päevapealt, siis see on ikkagi nagu väga lihtne oli selle najal teha see otsus, varasem Triin tegi väga ilusti selle otsuse, ütles nii, aga nüüd ma tõestan sellele tobedale kliendile, et ma olen maailma parim raamatupidaja üldse ja ma teen need asjad paremini, et kõik, mis ta heitis ette, et ma ei tee, onju, ma teen need asjad paremini ja lähen uuesti tegutsema. selle Mhm. asemel, et lubada endal selle läheda suhte kaotusest tegelikult lihtsalt selle emotsiooni läbi kogeda, luua see vaikuse ruum, ei lähe enne tõmblema üldse ja Mhm. vaadata, et mis see tegelikult selle kliendi sõnum oli. kui ma võtan selle emotsionaalse, selle kõik sudu ära, mis see kliendi sõnum mulle oli? tal oli tegelikult sõnum mulle, et kuhu ma võiksin veel vaadata, kuhu ma võiksin areneda, mitte tõestuse koha pealt, vaid nagu potentsiaali koha pealt, kus mu potentsiaal tegelikult on raamatupidajana. Jah. Aga kui see tuleb, see sõnum, vaata sellises pakendis on ju, mis ja vih- mis kõigepealt tahaks aknast välja visata, eks, et ja see, sa ütlesid ka, et viha ja kurbuse segu, et viha ongi teisene tunne ehk et viha all on alati kas Mhm. kurbus või häbi. Et meil on, ehk siis tähendab seda, et meil on lihtsam olla vihane kui kurb. Mhm. et aga jaa. mul on isegi süütunne tuleb enne letti, ehk siis, Mm. et see on nagu mu motivatsioon hästi tugevalt olnud ja häbi ka loomulikult. aga nüüd ma olengi märganud seda, et ma võtan selle vaikuse ruumi senikaua, kuni ma saan aru, mis see klient tegelikult ütles, mis see sõnum seal oli, ilma mingit lisafiltrita on ju, pakendita, võtan pakendist päris selle kingituse lahti, on ju. ja istun oma vaikuseruumis senikaua, kuni tuleb järgmine impulss sisse, kus seda päris kingitusena kasutada. mitte ma ei lähe seda kingitust jälle uuesti pakkuma kellelegi, vaid ma ootan selle pusle, panen põhimõtteliselt tervikuna enne kokku enda sees. et jah, ma võin ka niimoodi teha, et ma lähen iga pusletükiga näitan kõigile maailmale ja siis saan pusletükke juurde, aga see on üle tegutsemine, üle majandamine, kontrollimine, protsessi kontrollimine on ju, jumaliku loomingusse kontrolliga üle laskmine. ehk siis, Mhm. et palju lihtsam ja efektiivsem ja produktiivsem on istuda oma paiga peal ja oodata, kuna need pusletükid leebemas pakendis sinuni kingitusena jõuavad, mitte nagu selle selles pakendis nagu. jaa. okei okay. aga kui Mhm. me räägimegi leinast, et siis ongi see tühjuse ruum ja selle uue tühjuse vastuvõtmine endast, sellepärast et midagi ju sealt on ära läinud ka, on ju. jaa. tuli veel selle eelmise su jutu see mõte, et vaata sa alguses ka rääkisid, et meil on see illusioon, et me saame minna Mhm. sinna vana juurde justkui tagasi, eks. jah. aga tegelikult me ei saa, et sest isegi meil, kui me alustame midagi uut ja noh, isegi kui see nii-öelda ei tule välja või noh, mis Mhm. iganes ei tule selliselt välja, nagu me arvasime või tahtsime, Mhm. siis me ikkagi ei ole ju needsamad. meil on ju see kogemus, noh jällegi juures nii-öelda kasvõi siis sellisel kujul, et ta ei tulnud välja selline, kui ma tahtsin. aga midagi, mingeid sõnumeid me oleme ikkagi saanud, kas siis klientide või koostööpartnerite või kelle iganes käest on ju, et kuidas siis teistmoodi edasi minna. Mhm. et Vaata, ma tean, et konstellatsioonis noh, kasutataksegi seda, lein tähendab, et sul võetakse midagi ära, on ju. noh, ja see, kui vabatahtlikult sa selle ära lubad enda elust võtta, seda lihtsam seda leinaprotsessi on kogeda sisuliselt, on ju.
füüsilisel tasandil. nii Mhm. võetakse ära, aga samas konstellatsioonis öeldakse, et sa saad oma killukese iseennast tagasi sellega, et sa annad ära. ehk siis, et sa nagu saad killukese ja sa muutud terviklikumaks, ehk siis sa oled teadlikum oma minast. et kuidas see Jaa. nagu noh, mul läks nagu errorisse praegu enda sees see loogika. See on huvitav, et sa ütled, et leinaga nagu võetakse midagi. Noh jah, vahel, no okei. ja kui me võtame su ema näite, on ju, noh, Mhm. ta võeti ära su elust, on ju. ja samas Mhm. sina kogesid ennast nagu peale selle leinaprotsessi tulemusel terviklikumana, rohkem minana. Mhm. Ma ütleks, et mingi osa, no vot just, ehk et see osa Terjest, kelle ema on surnud, sai nüüd tulla nähtavale. ahaa, okei. Ma, ma praegu niimoodi sõnastaks seda. Ehk et alati on ju midagi uut, noh, nagu ma alguses ütlesin, et siis ma tajun seda leinaprotsessi just, et olukord on sellest mingist hetkest lihtsalt täiesti teistsugune selles mingis ühes teemas või inimese või olukorra või millega iganes seoses, eks. et ta on täiesti teistsugune ja siis sinu, noh, igaüks siis saab nii-öelda, et kuidas ma siis selles uues olukorras olen, funktsioneerin ja tegutsen. Ja see on justkui ju noh, sina noh, teistsugusena nii-öelda. ehk siis, et ta avab mingi uue osa, noh, lubab sellel nähtavale tulla, on ju. et see ongi see, et sa tegelikult ei ole nagu kogenud ju Terjet ilma ema, noh, Terjet, kelle ema on surnud nagu, Just. noh, ema jääb sul niikuinii, sellepärast ma ei saagi öelda, et ilma emata ei ole, on ju. ja, aga just, et kelle ema on surnud, eks. Mhm, Et noh, samamoodi nagu sa enne ütlesid, et olin palgatöötaja, nüüd olen ettevõtja, eks. mhm, Et ma enam ei ole palgatöötaja, see osa suri. mhm, Ja tänu sellele tuli nähtavale Triin ettevõtja või Terje mhm. ettevõtjana. aga võib-olla nagu see järgmine samm nagu ongi see, et sa ütledki, et nagu, et kui me võtame selle ettevõtluse kontekstis, on ju, et nüüd ma olen Triin ilma selle ühe kliendita Just nimelt. ja nüüd ma olen Triin ilma selle koostööta, mis mulle väga meeldis, ilma selle koostööpartnerita. ja siis tegelikult tekib nagu, et kui ma suudan seda öelda ilma emotsioonita, siis mul on emotsionaalne sudu tegelikult juba läinud, on ju. Täpselt. Ja siis sa oled selle lõpuni nii-öelda noh, et kõigepealt sa võib-olla võtad selle mõistuse tasandil vastu, meeletasandil ja siis, kui emotsiooni enam ei tule, ehk et kui sa ütled selle niimoodi, et su kehas midagi ei toimu, eks, sul ei tõmba kuskilt kokku või kui ei ole kurb või noh, mis iganes see teatud olukorras on, eks. Siis oled sa neutraalne sellega seoses ja siis noh, täpselt nagu sa ütled, et seda sudu ei ole või noh, et sa näed selget pilti, et okei, tegelikult on hoopis nii, et niikaua, kui sul oli see mis iganes emotsioon või seal vahel, siis pilt oli tegelikult nagu hägune või segane või tunne oli nagu need hägune. joodikuprillid on ees, on ju. No just, ehk et sa ei näe selgelt. okei. ehk siis, et mulle nagu väga meeldib, et see, et nagu testida iseennast selle lausega, et kas ma saan täiesti neutraalse koha pealt ütelda. ehk siis, et see näitab minu jaoks, et ma olen aktsepteerinud seda uut olukorda tegelikult. Jah, just. Näiteks, kui sa rääkisid sellest kellestki kliendist, on ju, et ma ei tea, nimetame ta X, et X on alates, ma ei tea, sellest päevast minu endine klient. okei, see on veel põnevam, kehas mul tekkis nagu hästi suur sihuke nagu laienemine kõhupiirkonnas millegipärast Mhm. ja, Sest see on ju tõde täna, eks, ja selle kliendiga seoses. ehk siis, et seal on natukene sõnastamise küsimus, et ilma selle kliendita või et ta ei ole mu klient, on ju. Et ehk ta siis, on endine klient. endine Siis klient. just, et öelda see olevikus ja jaatavana nii-öelda ja okei, fakti konstanteerides. okei. Et kui sa ütled, et olevikus ilma, jaatavana. siis see on justkui noh, et nagu millestki ilma või eks. ja see on küll hea point tõesti, et üteldagi ta jaatavas ja olevikus on ju.
et need, kes nagu kuulavad, te võite kommenteerida ja proovida sõnastada iseenda jaoks ka mingi selle uue olukorra selliselt, et mingi vana asi, millest olete nii-öelda just värskelt muutnud, et see vana asi, mida sa oled endas muutnud, sõnasta selle olevikus ja jaatavana, et Terje saab aita väga hästi seda ümber sõnastada, siis me saame siin koos sõnastada ümber neid asju, on ju, et jaatavalt ja olevikus. See on tõesti siis nagu, siis sa ei ela enam minevikus, noh, praegu ma märkan, et see lause, mis ma ütlesin, oli nagu ikkagi minevikus kinni klammerdumine, on ju. ja et seal oli nagu sihuke nagu selline konks oli taga. mingi konks oli sees veel onju. Jah, ahah, et aga see tõmbabki mind kohe kohalolusse ja hetkesse praegu ja see ei ole üldsegi vägivaldne minu suhtes, vaata, et see on jaatavas ja see ei loo mulle uusi mitte kliente, vaata, vaid et mhm. noh, tihti ja mis siis juhtub tegelikult, ongi minu arvates see muster hakkab korduma, nagu ma kirjeldasin nende klientide puhul. et ilmselgelt ma ei aktsepteerinud seda uut olukorda olevikus, vaid elan siin minevikus. Mhm. et ja kui me võtame ettevõtjana, siis see on ju tegelikult asjade loomulik käik, et osade mhm, klientidega on pikem koostöö, osadega on lihtsalt lühem. see, mis nemad meilt vajasid või meie neilt vajasime, see sai tehtud ja siis mõlemad läksid ja noh, nagu rahulikult omas suunas mhm. edasi, eks. et ja no mõistuse tasandil ma saan täiesti aru, aga reaalselt, kuna ma olen väga kirglik, et varasemalt ma arvasin, et mul on kõigest suva, aga nüüd siis ma sain aru, et ma olen väga tundlik ja kirglik ja see mask, mida ma kannan, et noh, mul on jumala chill, ma saan aru, et sa pead edasi liikuma, sellepärast et meie koostöö on läbi, sellepärast et kõik on rahulikud. Me oleme täiskasvanud inimesed, see on äri, siin ei ole mitte midagi emotsionaalselt, onju. ja siis ma sain aru, et iga kord oli see mask läks ette, see mul on see on lihtsalt äri, tegelikult ei ole lihtsalt äri, need on inimesed, kellega sa suhtled igapäevaselt palju tihedamini kui oma sõbrannadega, vaata, et noh. see on, ma tahaks öelda, üks väga suur illusioon. Mhm, Või see lause, et ma ei teagi, kas illusioon või moonutis, et see on lihtsalt äri. mhm, ma hiljuti olin ühes töötoas ja seal üks ettevõtja oli nagu raskes kohas selles mõttes, et kas kuulutada pankrot välja või mitte kuulutada. mhm, ja siis me vaatasime seal välja peal seda ja, ja siis ma mingil hetkel küsisin, et noh, et aga mis sa nagu tegelikult teha tahad? noh, et mhm, see justkui, et kas sa saad vastuse, et noh, seal ei tulnud nagu selgelt seda, ma küsin, et noh, et mis sa tegelikult teha tahad, onju. et noh, et kogu ta fookus oli sellel, et kas pankrot või mitte, eks, et ta nagu ei näinud üldse seda mingit, kui ma küsisin ta käest. ja, ja siis, et noh, siis ma küsisin veel, et noh, et aga mis sa nagu oma südames teha tahad ja siis ta ütles mulle, et äri ei tehta südamega, et äri käib peaga. ja siis nagu see kuidagi nii lõikas. lõikas ja või nagu, no vot see tegi nagu natuke nukraks või selles mõttes, et noh, see on ju tegelikult see, mis õpetatakse koolis. et Mhm, äri on noh, nagu numbrid, ma ei tea, konkreetsed asjad, et nagu südamega pole seal midagi teha. mhm. ja aga see on tegelikult kahjuks ju. kliendid tulevad sinu avatud südame peale. ehk siis, et kliendid tänapäeval on väga intelligentsed ja emotsionaalselt intelligentsed. jah, Nad ei seedi, nad ei tule tegelikult ligi inimesele, kellel on ainult peatasandil ärisuhte loomine. ta tahab luua tähenduslikke suhteid igal tasandil ja noh, raamatupidaja on väga tähenduslik suhe, et ettevõtjaga on ju, et ta on ikkagi nagu päris turvaline isik tema elus. et see on nagu minu jaoks nagu jah, et kliendid valivad ja nad valivad tihti inimese, kus nad näevad, et on avatus päriselt sellel koostööpartneril lasta nagu sellel suhtel nagu tähenduslikuks muutuda. jah. Äh, see on justkui, et kui me ütleme, et äri käib ainult või noh, et see on ainult peaga, et siis mhm, me justkui lõikame selle noh, et see ei ole nagu elu osa, vaid noh, et see on noh, täpselt see lause, et noh, et see on äri. no ka äri, et see on ju ka kõik elu osa, et me ei saa seda mhm, lõigata niimoodi välja. et mhm. Jaa.
ma noh, tajun seda. sa ei saagi nagu ju hommikul panna sellesama kontoririietusega või kontsakingadega tegelikult ennast plokki ära, ütelda, et ma nüüd olen ärinaine ja ma ei tunne mitte midagi, noh, päris karm oleks nagu äri niimoodi teha. Mhm. Ja varasemalt see tegelikult ju on väga paljus käinud niimoodi, Mhm, aga noh, nagu sa ütlesid, et enam ei saa, et see, mulle tundub ka nagu suures pildis, ma olen seda ise näinud niimoodi, et nagu sa ütled, et ei saa ju neid tundeid ära lõigata, aga me mhm, hästi palju vaata räägitakse, mis on meie füüsiline heaolu, eks. mhm. sööge hästi, liikuge palju, magage hästi, kõik teavad, mis on nagu, kuidas füüsilist keha heas vormis Ja. hoida. Ja teine pool on siis see tunnete tasand, noh, mille me Mhm, justkui, noh, nüüd juba räägitakse palju rohkem, eks, aga ikkagi vähe. Ja me, noh, see on justkui mingi midagi arusaamatut või sellist, et mhm, ma ei tea, mis sellega teha, ma lükkan selle kuhugi ära. Ja mina tajun seda niimoodi, et aga need mõlemad kuuluvad inimeseks olemise juurde nagu võrdsetes osades. mhm, Ehk siis, kui me keskendume ainult sellele füüsilisele, siis me seisame justkui ühe jala peal, teine jalg mhm, on nagu õhus, me seda maha ei toeta, sest me ei tea, kuidas see käib ja siis me nagu imestame, et miks meil tasakaalu ei ole, et mhm. Ja ma jäin mõtlema selle pankrotis oleva inimesega seal sul töötuppa. mhm, Ehk siis, et aga mis see lahendus tema jaoks oli, noh, pankrot on väga karm lein, on ju. Olen ise nagu nii mõnegi, no ühe ettevõtte pankrotti ajanud ja see oli pereettevõte 20-aastaselt, ehk siis, et see oli väga karm. Ja pärast seda ma läksin ikkagi läbipõlemisse ja depressiooni ikka sisse, seepärast et ma ei saanud sealt rattast välja, et ma ikkagi kuhjasin järjest peale. ma ei suutnud selle, noh, emotsioonid siis oli no, 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 on ju. ma olen mhm, kõva tüdruk, on ju, et suht kõva ärimees, ärinaine, tollel hetkel 20-aastaselt ma läksin majandust õppima. ma olen kõva ärinaine, ma tean, kuidas äri käib ja noh, ma olen ainult edukas, on ju, see muud variandid ei ole laual, aga fail'ida niimoodi karmilt ehk siis ja mitte sellega tegelikult toime tulla, et ma maksin päris karmi lõivu ehk saingi südamekahjustuse sellest kõigest lõpus nagu füüsiliselt. mu süda kaasati tegelikult ärisse väga otse ära. mu mhm. tükike südant läkski päriselt ära nagu. Ja see ongi tegelikult väga hea näide sellest, et mis ma nagu mõtlesin, et noh, et me justkui lõikame ära endast nagu selle ühe poole ja siis me Mhm, nagu noh, aga me ei saa funktsioneerida inimestena hästi, sest see kuulub sinna juurde, eks. et me kõik, see on ju huvitav, et vaata, me ju kõik noh, et see on nähtamatu ja me ei tea, kuidas see käib või, aga me oleme ju kõik olnud, ma ei tea, vihased või rõõmsad või jah, kurvad, on ju. Et me oleme ju seda kõik kogenud mhm, ja siis mingis kohas me justkui ütleme, et ei, siia need ei kuulu, kuigi noh, mhm. tegelikult keha seda väljendab, et see on Ja see on huvitav. tõesti päris hea näide, ma ei ole niimoodi mõelnud, et päriselt see pankrot võttiski tükike mu südant kaasa, onju. kuna ma väitsin jonnakalt, et ma teen kõvat äri. vot, vot sul. Aga meie keha räägib meiega nagu hästi otse, Mhm, et ükskõik, mis koht sul noh, füüsilisel kujul sümptomit annab, siis sa mhm, võid mõelda, et mida ta nagu konkreetselt mul teha ei lase. Et keha mhm, räägib nagu hästi otse, et mhm. see ja, väga hea näide oli sul. ja see on nagu paras näide ja tõesti ja noh, mida mina nagu märkangi, et teadliku ettevõtlusena või siis nimetame spirituaalsuse või selle emotsioonidega ja südamega elamiseni ettevõtjad jõuavad peale surmapuudutust, mis on minu jaoks nii karm, et miks me ei või vabatahtlikult ennast nagu hoida, et see on nagu emotsionaalne enesehügieen igapäevane onju. pesen hambaid, ma lähen nutan peatäie saunas kui mul on tunne, et mul on vaja nutta peatäis, sellepärast et üks klient ütles mulle nõmeda lause ja see jäi mu kehasse sisse. ma ei saa teistmoodi seda nagu välja, kui ma pean peatäie nutma. ehk siis, Mhm. et noh, lihtsalt ei tule ta teistmoodi rahunemist, lõdvestumist kehasse ei teki, onju. et see on nagu nii normaalne sihuke enesehügieen, aga me ikkagi nagu mõtleme, et et ei ole vaja ja
ja siis, kui sa saad selle surmapuudutuse, ehk siis, et noh, minul läks hästi, oli ainult südamekahjustus on ju, enamus ikkagi nagu on kuudeks seal nagu haiglavoodis, nad ei saagi aru, mis neil viga on. kõik see on startup'i sihuke varjukülg ka, mida ma olen ka näinud ise lähedalt. et ja siis tuleb neile nagu mitte mõistus kohale, vaid süda jõuab kohale. ja see no, ongi tegelikult ju keha ütleb sellega, noh, mis iganes kohast ta rivist välja läheb, et ta ütleb sulle tegelikult seda, et mina niimoodi edasi ei mängi, on ju, Mhm, et ma niimoodi edasi ei jaksa, mhm, ei saa minna. ja see, mis sa ütlesid, et peatäis nutta, siis minu jaoks nutmine on või pisarad on tegelikult keha väljendusviis siis, kui tal ei ole sõnu. mhm, et noh, kui me mõtleme seda, et kui me sünnime ja oleme beebideks, siis me ju sõnad ei tule ju otsekohe, et sõnad mhm, tulevad ikkagi ju, ma ei tea, seal kuskil paar aastat hiljem. aga me ju kogu selle aja kogeme ja asju ja seal ongi ju see nutt üks meie selliseid põhilisi väljendusviise, et väljendada mingit vajadust. mhm. et karjumine või nutmine või naermine. noh, just. Mhm, et selles mõttes ma julgustaks kõiki, et kui on tunne, et pisarad tahavad tulla, siis luba nad välja, sest tegelikult siis keha nagu ütleb, et lõpuks ometi ma ei pea seda enam kandma, mille iganes pärast sa siis nutad, eks. et muidu me mhm, pakime selle kõik enda sisse ja tassime seda kaasas, aga siis on jälle natuke kergem ju. mhm. Räägime nüüd, 13. juuni on tulemas üks inspiratsioonipäev, kus tegelikult me loomegi seda sisemise vaikuse ruumi. noh, ja neljakesi ehk siis mina, Mhm. Terje, Tauno ja Liis ja me loome seda sisemist vaikuse ruumi. Ma sain täna aru, et me tegelikult loome seda sinna Okei. sisse. ehk siis, et kus järgmisena on võimalik ja vaatame, kas inimestel, kes sinna inspiratsioonipäevale 13. juuni tulevad, kas neil juba hakkab sisemised impulsid tärkama seal ruumis päeva lõpuks. alguses me puhastame seda ruumi, lubame sellel vaikusel ja tühjusel sinna tekkida, aga kas mina lõpetan, ma tean päeva, et kas on juba sees, kindlasti on, kui ma lõpetan päeva, ma aktiveerin ära selle sisemise seemnekese sinna sisse, see ei ole küsimustki, ärge muretsege. ehk siis, et ma selle seemnekese äratan teil üles, ehk siis see sisemise impulsi seal päeva lõpuks. et ja, aga sinu töötuba on minu arvates enne mind, on ju. ja. ja, Mhm. et mis sina oma töötoas 13. juunil inimestega teed? Ma praegu sind kuulasin, siis minu seest kerkis selline küsimus, et mis ei luba sul enda sisemist vaikust kuulda? mm.. oo, väga ilusti nagu kõik. see nagu ja Keha ilusti, see oli nagu mingi spiraal tekkis, väga ilus spiraal ja noh, pärast võime vaadata teadlikus ettevõtluses kõik see, mida Terje koolitajana pärast seal jagab, on ka see reaalsus, mis osalejaid toob ligi, nii et ma näen, kuidas see magnet läks käima sinu puhul. ja, ja ma kasutan seal minu ühtesid kõige mõnusamaid, armsamaid tööriistu ehk metafoorkaarte. toon need sinna sisse ja läbi nende siis võib-olla mõnel tuleb see vastus sellele küsimusele juba kohe, aga tihti see kipub olema selline pime nurk, mida me ju ise ei näe. Mhm, et siis nende läbi või metafoorkaartide abil piltide keele kaudu. minu jaoks metafoorkaardid on nagu teine keel, mida me, ehk siis piltide keel, mille kaudu me saame oma alateadvusele ligi mhm, ja siis saame läbi selle neid vastuseid sealt enda seest saada. mhm. ja, et mis ei luba sul vaikust kuulda, on ju, enda sees. Mhm. Mhm. ja, et sa nagu teed selle viimase põhjakoristuse ära, vaata enne minu töötuba. ehk siis, et tõmbad selle nagu vaikuse ja tühjuse ruumi sisse nad ilusti onju. et viimased asjad ära. ja, just. just see on nagu see koht, mulle hästi meeldib, et ehk et sisse ja välja hingamise vahel on samamoodi nagu kui me hingame sisse, siis seal on paus, selline Mhm,
nagu see tühjuse koht ja siis on väljahingamine ja jälle on nagu see tühjuse koht. Ehk et Mhm. see on samamoodi ka, et kui mingis muutuses, eks, et enne Mhm. vana läheb ära ja siis ongi selline see tühjuse koht. Mhm. Ja siis tuleb uus. Mul tuleb praegu sellega seoses meelde, et kui ma hakkasin konstellatsioone õppima ja seal võib-olla ka natuke varem, et väga paljud mu varasemad sõbrad ja ühesõnaga justkui kõik kadusid ära. Oli Mhm. nagu päris hirmutav hetkeks. Ja siis ma saingi aru, et see ongi see tühjuse koht, et nüüd on see ruum, kuhu saab see uus tulla. Mhm. Ja tänaseks mul on väga palju uusi toredaid inimesi sinna ruumi tulnud, nii et tuleb kindlasti veel. Et seda ei maksa karta, et see nagu tühjaks jääb. see on nagu põhimõtteliselt selline olukord, et see nagu see paus, mis tekib enne, kui sa uuesti hakkad nagu sisse või välja hingama, siis sa lähed, haarad hapnikumaski, hakkad ise nagu otsima neid sõpru enda ligi Majandama seal ja majandama, aga tegelikult usalda, et keha teab, kuidas siis see välja hingata, et seal ei ole vaja meeleheidet ega ellujäämisrežiimi kikkida sisse, et lihtsalt lõdvestu ja järgmine samm tuleb ise ligi. Et see on ja. kõige loomulikum ja ilusam asi nagu, mis hakkab juhtuma. Et kui me nagu hakkame haarama väljas seda hapnikumaski meeleheites, siis see on ebaloomulik ja raske tegevus tegelikult. Ja see, kui sa lubad asjadel loomulikult areneda edasi, on lihtsam viis inimesena ja ettevõtjana tegutsemiseks minu jaoks. Aga see ei tähenda, et sa oled kogu aeg diivani kaunistus ka, aga see tähendabki tööd iseenda sees, mitte Ja väljas. kõik vastused on meie sees. Kõik. Mhm. Kõik. Ja noh, ma ise nagu jälle just 14 päeva, õigemini 7 päeva sain aru, kui oluline on sisemine töö iseendaga. Ehk siis nende samade, mis me nüüd siin tund aega vestlesime, need samade küsimuste küsimine enda käest, nende samade vastuste pakkumine endale analüütiliselt, aga ka kehas selle kõige kogemine, et mis muutub, kui ma vastan nendele asjadele. küsin, vastan ise, et noh, et mis muutub minu kehas, mis kerkib pinnale, mis tahab ära liikuda mu kehas, kuidas mu keha ennast tunneb. Et see ongi minu jaoks see sisemine töö iseendaga, et kuidas mu keha tunneb ennast, mis seal toimub. Ja selle peale korra tuleb uuesti meelde see, et öelge enda ja noh, mis iganes asi teid näiteks väga-väga hirmutab mingi koht, siis et ma tean, ma olen ise olnud sellises kohas, et ma ei julgenud seda isegi kõva häälega välja öelda. Jah. Ja siis, kui ma selle lõpuks iseend nagu oledki, tead, et sa oled üksi kodus, keegi ei saa sind kuulda, eks. Alusta sellest kas või nagu natukese haaval, et ütle see enda nagu jaoks kõva häälega välja. Ja sa näed, kuidas juba muutub. Ja, et see on jah tõesti nagu mina isegi eneseväljendamist ma ei ole teinud, aga see oleks hea proovida, sellepärast et mul hakkab koheselt, mul on vaja kellelegi teisele ütelda, mulle meeldib ütelda teistele inimestele, jagada seda ja siis koheselt hakkab nagu sealt hargnema mingi asi, on ju, asjad lähevad edasi ja ta-ta-ta, on ju. Aga, aga võib-olla proovidagi ise ka, et mul tavaliselt piisab lihtsalt peeglisse endale silma sisse vaatamisest ja siis tunnistamisest, et omaette nagu enda kehas tunnistamisest, et ma olen siin sellises seisus praegu ja see on okei mulle. Et kuidagi aktsepteerida seda nagu seisundit ka praegu. Nüüd hetkel ei kuule siit enam. Ja Nüüd tuli hääl nii, tagasi. ehk siis, et aktsepteerida seda seisundit ka, kus sa praegu oled, et minul on see hästi võimas nagu tööriist, et peeglisse vaadata, et ja see on okei, et ma olen sellises seisundis praegu, et ma ei, noh, see ei ole halb ega hea, see lihtsalt on kõik. Ja võib-olla see, ma ei oska öelda, et kas, ma ikkagi arvan, et see töötab kõigiga see, et see kõva häälega väljaütlemise üks see komponent on see, et kui sa, et siis sa kuuled seda ise, muidu kui see, noh, sul nagu peas kuuled seda või ketrad, eks, et siis see on ühtemoodi. Aga kui sa ütled selle kõva häälega välja, siis see info jõuab sinuni su kõrvade kaudu
ja see on teistmoodi. Ja siis sa justkui ka kuuled seda, et mis sa ütled, et kas see tegelikult, kui sa ütlesid kõva häälega välja, et kas see tegelikult on tõene su jaoks või ei ole. okei, ja ma pean katsetama seda poolt ka. nii, aga need, kes siin olid kaasas meiega, hea meelega ja kui sa hiljem vaatad ka järgi, kirjuta meile alla kommentaari, et mis oli see üks asi, mis sa endaga kaasa võtsid tänasest ja need, kes siin praegu otse vaatavad, eriti armas oleks, kui te jagaksite chatis, et mis oli see üks asi, mis sa võtsid meie sisemisest vestlusest, vestluse ruumist enda jaoks kaasa, et see taipamine või märkamine. Et rõõmuga kuulaks teie seda ühte asja. Ja homme ma vestlen juba Taunoga. Me läheme, mulle tundub küll orgaaniliselt ilusti emotsioonidega edasi, et mis see tähendab emotsioonidega töö edasi. Ehk siis, et me täna puudutasime seda natukene ja 3. juunil ma vestlen logopeed Liisiga. Logopeed, kes avastas, et ta tegelikult ei aita ainult lastel oma häält tagasi nii-öelda avastada, et oma häält avastada, logopeed ju avastab lapse häält ja kõne, vaid ta aitab lapsevanematel ka seda teha. Et jah, ma ütleks, ja et Jelena, oota, ma jagan teistele, äh, kes vaatasid ka. Jelena kirjutas, et tuleb aktsepteerida ennast ettevõtjana ja palgatöötaja maha matta ja smiley nupp lõppu. jah, ja vabalt võidki seda teha. lubatud, mitte et sa vajaks luba meie käest. just. nii, et see oli hea sihuke aktsepteerimine ja vaadatagi, et mis siis juhtuma hakkab, kui sa aktsepteerid seda uut võimalust enda jaoks onju. aga rõõm oli, Terje, sinuga siin vestelda nendel teemadel. ja mul ka, aitäh, et kutsusid. ja, ja vaatame, mis sellest laivist nüüd edasi saab. ehk siis, et kuhu see oma sisult ja sageduselt lendab. ja kindlasti olete oodatud 13. juuni siis juba Tartusse Teadliku Ettevõtluse Akadeemiasse inspiratsioonipäevale, et inspiratsioonipäeva pealkiri on Mis jääb, kui jääd iseendaks. ehk siis, et me tõmbamegi kõik need kingituse lahti sealt pakendid ilusti rahulikult ära. ei ole see nagu kiirelt klapsimine, vaid hästi rahulik lahti pakkimine ja vaatame, et päeva lõpuks, et kes sina seal ruumis tegelikult oled. ja, ole, kas sa oled ettevõtja või mitte, kes see sina oled seal. ja pileteid saad ilusti, tuleb sulle meil ka, kui sa registreerisid siia laivile. Facebookis on ka sündmus olema, inspiratsioonipäeva oma, et kõik infod on olemas, et piletilingi sa kindlasti leiad kuskilt üles ka. kui seal on vaja sul tulla, siis sa leiad selle piletilingiga üles. ja tule, et avastada, milline kalliskivi sinu sees peidus on. me toome selle näite. ja me toome päeva aitame lõpuks tuua. selle ära, lihvime ära ka. niimoodi. jah, võtame kõigepealt need kihid maha, mille alla sa selle peitnud oled ja siis jah, vaatame edasi. jah, ja siis paneme sära peale. just, väga armas, aitäh. okei, okei tšau ka. ja tšau.